Tere, head inimesed, minu nimi on Ergo, olen taas oma tahvli ees ja tahan rääkida ühest teemast, millest minu meelest ei olegi nagu pikemalt lahti arutletud. Ma olen kuulnud väga paljusid inimesi ütlemas, et millal te ükskord üles ärkate. Inimesed ärgake, avage oma silmad. Ja ma siis mõtlesin selle peale, et mida tähendab üldse ärkamine, mida tähendab oma silmade lahti tegemine. Ja siis kirjutasin oma poolt nagu punktid lahti, et ärkamine tähendab seda, et ma oskan küsimusi küsida. Et kui sinu ellu satub mõni teema, siis ma oskan küsida mitmeid erinevaid küsimusi. Miks, mida, kellele, milleks, kuidas ja nii edasi, eks ole. Siis eriti tänases päevas, kus meil on koroonakriis ja majanduskriis ja ühiskonnakriis ja inimeste vaheline suhtlemiskriis, siis on ääretult oluline, et me oskaksime kriitiliselt mõelda. Ma tean, paljudel inimestel tekib kohe nagu küsimus, aga kui mul ei ole kriitilist mõtlemist. Tegelikult on küll, aga kriitiline mõtlemine tähendab siis neid asju. Sa ei nõustu kohe. Kui keegi tuleb sinu juurde ütlema, et kuule, et vaktsineeri kohe. Jah, ma teen seda kohe, jah. Või siis ütled, et ei, et oota, et ma lähen nüüd, mõtlen selle asja peale, et ma olen kodus vaatan. Järgmine ongi see, et sa teed oma kodutöö ise. See on kriitiliselt mõtlemise üks oskus. Näiteks keegi tuleb, ütleb, et kuule, investeeri Bitcoini. Aga ise Bitcoinist midagi ei tea. Ma lähen parem koju, et ma lähen vaatan, mis asi see Bitcoin on, et äkki ta tõesti on hea investeerimisasi, võib-olla ei ole, ma ei tea. Siis ma lähen teen ise kodus uurimust, et loen selle kohta, saan teada, mis Bitcoin on, mida ta teeb, kuidas ta toimib ja nii edasi ja nii edasi. See on kriitiliselt mõtlemine. Ja samamoodi, kui keegi ütleb, et investeeri, siis sa ütled, et ei investeeri, ma ei tea sellest midagi. Kriitiliselt mõtlemise üks olulisemaid kohti on, sa kahtled. Oot, ma ei ole päris nõus sellega, mida sa just ütlesid, et sa ütlesid, et see Bitcoin nüüd tõuseb 100% üles järgmise 2 kuuga. No ma ei ole päris kindel, ma kahtlen selles. Ma kahtlen, jah. Või keegi tuleb ütlema, et vaktsiin on ohutu. No aga ta on alles aasta aega turul olnud, et no kuidas ta siis nüüd ohutu on, inimesed on saanud vaktsiini kahjustusi, et ma kahtlen selles. Ärkamine. Tänane maailm koosneb üsna palju poliitikast. Valitsuse nõudmistele olla äärmiselt ettevaatlik. Ukraina rahvas teab väga hästi, kuidas neid peaaegu surnuks näljutati ja seetõttu nad oma valitsust nii naljalt kuulma ei hakka. Et samamoodi võiks olla ka igal rahval, kui parlamendi töö ei ole läbipaistev, siis on seal midagi, mis on läbipaistmatu. Seetõttu tuleb äärmiselt ettevaatlikult sellesse suhtuda. On ju nii? Kui sa lähed välja kohtingule ja sinu kaaslane ei räägi, et tal on näiteks väike alkoholiprobleem või ta ei räägi, et tal on väike kanepi probleem või ta ei räägi, et ta tahaks autovaras näiteks. Seetõttu tulekski olla ettevaatlik. Et kes on see suhe või see inimene, kes sinu ellu tuleb või see mingisugune, mis puudutab sinu keha, sinu elu, sinu hinge, siis selles osas peaks olema ettevaatlik, mis väline
info või mõju sulle avaldub. Seetõttu ärkamise juurde kuulub valitsuse nõudmistele olla äärmiselt ettevaatlik. Meediat ei võta puhta kullana, sest tõesus on madal ja me ei saa nagu isegi seda teada, et kus kohas see tõde nagu on. Et täna on tehtud küll need faktikontrollijad, midagi nad seal teevad, aga no tegelikkuses me teame, meedia päris suures osas ajab ikkagi suurt pada suust välja ja meil on olnud, kus need nakatamisnumbrid on olnud suuremad ja väiksemad ja aegade jooksul on ikkagi tehtud päris palju propagandat. Ja seetõttu selleks, et sina saaksid oma silmi nagu silmavaadet avardada, tuleb meedia postitusse olla äärmiselt ettevaatlik või siis seda üldse mitte lugeda, sest sa ei jää mitte millestki ilma, kui sa seda ei loe. Järgmine tulp ärkamiseks on vajalik see, ei hakka karjaga kaasa minema. Kui sinu sisetunne ei ole õige, et ma selle karjaga praegu kaasa ei taha minna, siis sa ütledki seda välja, et ma praegu ootan passi. Ma ei lähe sellega kaasa. Mul on üks drastiline näide peale sõjaväge, kui pidi toimuma nii-öelda sõjaväe lõpupidu. Ja see oli siin samas Tartu Kaubamaja parklas. Ma sõitsin sinna kohale ja me pidime minema tüüpidega sinna talusse. Midagi sellel pärastlõunal hakkas minu sees niimoodi kriipima, ma tundsin, et ma ei taha minna. Ma ei taha minna sinna läbustama, ma ei taha seda üldse koos olla. Ja ma ei läinudki, ma ütlesin meestele, et ma ei tule. Ma ütlesin, minu sisetunne ütleb, et ma ei saa tulla praegu, ma ei taha tulla. Ja ma läksin minema. Järgmine hommik oli laibad. Mõned sõitsid surnuks. Et siin selle koha peal ma ei hakka karjaga kaasa minema, kui sinu sisetunne ütleb, et ma ei taha minna. Minul on see kogemus olemas, ma ei ole läinud. Aega järele mõtlemiseks. Iga mees, naine, laps, keegi vajaks ikkagi aega selleks, et järele mõelda mingites otsustes. Ta vajab infot, et see otsus vastu võtta. Ja mõnikord või võtta see aja järele mõtlemine nagu aega ka selleks, et ma ei tee mitte midagi, vaid lihtsalt need vastused ilmuvad mu ellu. Ma küsin midagi ja siis aeg-ajalt need vastused tulevad. Ja selleks on aega vaja anda. Ärkamiseks on äärmiselt oluline tänapäeval, et sa loed alternatiivmeediat. Et saada teistsugust infot. Ma ei räägi siin ainult Telegramist. Maailmas on küllalt palju alternatiivmeediakanaleid, mis jagavad seda infot päris ehedalt ja otseallikast, nii et tasub seda poolt nagu kindlasti enda ellu nagu tuua. Vastasel juhul oled sa ühe meediakanali meelevallas. Sa ei anna enda ellu ka nagu teise poole kõnelemisruumi. 8. punkt. Hakka end harima seadustes ja juriidilistes küsimustes või kuula selle tarbeks loenguid, kes nagu ütleme on juriidika ja seaduse vallas nagu pädevad. Tänases päevas, kuna see meie poliitiline eliit on teinud selle elu üsna seaduse kuulekaks või et kui me ei tee seda või teist, siis võib päris halvasti minna. Et selles mõttes tasub kindlasti aru saada, mis asi on põhiseadus, millega ma saan iseennast kaitsta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et niisugused alusteadmised seadustest, veidikene juriidikast võiks olemas olla. See aitab kindlasti väga palju kaasa.
mina oma elus tean seda, et kui ma teen veebilehti, siis mul on leping klientidega. Aga selleks, et ma seda lepingut sain teha, tuli mul juriidilisi teadmisi natuke omandada. Mul vend tuli selleks appi, ehk siis ma kuulasin teise inimese juriidilisi teadmisi, sest mul oli seda vaja. 9. punkt, kuula oma intuitsiooni. See natuke läheb selle punktiga kokku, aga midagi on sinu sees, mis ütleb, et tee nii või tee naa. Sa ei oska seda selgitada, sa ei oska seda kuidagi veenvalt seletada, aga see on sinu intuitsioon, sa tunned selle ära. 10. punkt on oma talupoja tarkust ja mõtlemist. Me siin eestlased, me siin armastame seda ikka päris mitmel korral öelda, et mul on talupoja mõistus ja tarkus, tõde ja õigus. Et on ikka paras pähkel on see talupoja tarkus, et seal on lihtsus sees, seal on sellist natuke põikpäisus sees, seal on sellist loodusseadustega kooskõlas olemist, nii et see kõik, mis ma siin praegu kirjeldasin, läheb ärkamise alla. Kindlasti on midagi veel, mida ma praegu siin ei nimetanud, nii et sa võid täiesti vabalt kommentaarides seda lisada. Ja kui sulle see postitus läheb korda, siis palun jaga seda inimestele, kes võib-olla sinu arvates ei ole ärganud või vajavad natukene silmade avardamist. Et me tegelikult ei ole neile ju öelnud, mida tähendab ärkamine, mida tähendab silmade avamine, mida tähendab see, et ma ei ole niisama kuulekas ontlik Juku siin, kes selle maailma tegevustega kaasa läheb, vaid teostan ennast vastavalt nendele punktidele, mitte kõigiga korraga, vaid ükshaaval. Ja vastavalt sellele saame me ka siis nii-öelda ärgata ja olla nii-öelda valgustunud iseenda sees. Ma luban valgust enda sisse ja ma luban enda elus elada nii, et ma ei kahjusta teisi ja ma ei kahjusta iseennast. Mina tänan ja kõike head järgmiste videodeni ja palun jaga seda nii palju, kui sul on võimalik.